Öeldakse, et siuke kuni 27 eluaasta, siis võib olla siuke keerulisem või raskem periood, et peale seda hakkab nagu minema kergemaks või paremaks. Tegelikult on inimese elus on 3 tsüklit. Tavaliselt, kui vanemad on niisugused avatud inimesed, siis laps teatab oma nime vanematele või ühele vanemale. Hingetee on see, mis viib su tulevikku ja mis on, ütleme, et hing tunneb ennast hingeteel käies täiesti rahuliku ja lõdvestununa ja kogeb aina valgust ja valgust ja valgust sellel teel. Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 26. episoodi. Tänast podcasti toetab taaskord Aleksander Butiik, et kui te soovite ka enda laste sündmustel väga hea välja näha või ise oled noormees ja soovid endale mingit ägedat, kas siis ülikonda või igapäevaselt riiet osta, siis kindlasti on see väga hea koht, kus minna vaadata ja kasutage kindlasti Hingede podcasti sooduskoodi. Aga tänane külaline on taas numeroloog ja meil on külas üks naine, kes on sellega väga-väga palju aastaid tegelenud, ta on palju kirjutanud raamatuid sellest ja me saame rääkida natukene võib-olla teistmoodi numeroloogiast, sest need hargnevad ka täiesti erinevateks. Iga inimene on võtnud, iga numeroloog on võtnud nagu erineva suuna sellele. Et tere tulemast, Kai Tamm. Tere tulemast, Kai. Tere. Ja võib-olla alustuseks võikski rääkida, Kai, sellest, et kuidas sa üldse jõudsid, või tegelikult lähme hoopis sinna, et kuidas su lapsepõlv oli? Millist elu sa lapsepõlves elasid? Põhiliselt ronisin puude otsas ja ma olin ikka rohkem niisugune poisilik kuju, aga ma olin ka väga unistav ja väga uskusin võlumaailma ja niisugused teadmised just mind paelusid, mis ei ole, ütleme, selline mingi tavateadus. Ja numeroloogia juurde ma jõudsin kuskil 70ndate lõpus. Siis ma sain esimesed niisugused trükimasinal trükitud lehed, kus oli siis, ütleme, numbrite põhi iseloomujooned ja siis ka see, et kuidas arvutada, aga see oli ka kõik. Seda oli väga vähe, aga siis sai muidugi iga tuttav sai läbi võetud, nii et siis jäi mõneks ajaks jäi soiku ja siis oli vist 1993, kui ilmus selline raamat nagu popnumeroloogia ja see oli juba palju mahukam. Enne seda ilmus ka Milvi Koplusel kosmilised numbrid, aga see oli see sama lühike, sama see, mis mul trükitud lehed olid, nii et see oli niisuke õhuke vihik. Aga see popnumeroloogia oli juba paksem ja seal oli väga hästi kirjeldatud need hingenumbrid ehk sünnikuupäevad ja ma vaatasin, et see ikka tõesti väga peab paika. Tol ajal ma ei teadnud, aga selle popnumeroloogia alus oli vedanumeroloogia. Nii et selleni ma jõudsin hiljem ja siis vaatasin, et see on praktiliselt sama ja see mind väga paelus ja siis 98. aastal ma hakkasin juba inimestele neid numeroloogilisi horoskoope tegema. Nii et aga kuidas tollel ajal inimesed vastu võtsid selle numeroloogia? Väga hästi. Meeldis inimestele? Väga hästi. Sellepärast, et see oli nagu, ütleme, niisugune poolest saati tabuteemad nõukaajal, ega neid eriti ei levitatud ega ime niisugune raamat üldse ilmus, et hiljem küll tulid juba teised raamatud juurde ja mina oma materjalid põhimõtteliselt olen tõlkinud venekeelsetest raamatutest, siis mul avanes, oligi kuskil 98. aastal
oli kunagi Peeter Liivil oli New Age'i pood Tatari tänaval ja ma sain seal ühe müüjaga tuttavaks ja tuli välja, et ma saan lasta Venemaalt tellida neid raamatuid. Ja siis nende baasil ja pärast juba see, et ma olen väga palju teinud neid numeroloogia töösid, siis ma seda kogu aeg täiustasin või võtsin midagi maha või vastavalt sellele, kuidas siis oli inimestel see tagasiside. Nii et jah, aga 98. aastast ma olen olnud nagu numeroloogiline nõustaja. Kui sa nüüd võtad seda aega tagasi, mis oli see aeg, kui sa alustasid ja vaatad nüüd täna seda kulgemist, mis sul see teekond sellel numeroloogial on, kui palju on muutusi, mis sa veel juurde oled avastanud, mis on veel lisandunud juurde? Kindlasti niisugused asjad, mis näiteks ütleme tervise osa, et tervis on inimesel on sama, mis on elude number, et näiteks on juurde tulnud need tervisenumbrid ja väga palju ma olen täiendanud uusi asju juurde, et kui ma alguses tegin numeroloogia töö oli mul umbes 20 lehekülge, siis nüüd on üle 30, nii et erinevad uued suunad, uued jooned ja et üritan ikka ennast sellega muus maailmas ka püsida järjel ja kursis, eks? Jaa. Aga kui sa peaksid näiteks minu vanaemale seletama lahti, mis asi see numeroloogia on, kes pole sellest mitte kunagi mitte midagi kuulnud, siis mis see oleks, mis see numeroloogia on? See on niimoodi, et inimesel on sünniga kaasa antud numbrid, eks ju. See on siis sünnikuupäev, sünnikuu ja sünniaasta. Ja siis on inimesel antud nimi. Ja nime jaoks need tähed teisendatakse, on olemas selline tabel, mille järgi siis teed need tähed numbriteks. Ja sealt siis tulebki, et mis on siis selle sünnikuupäeva ja sünniaja numbrid kokku, eks ju. Et sünnikuupäev annab inimesele tema hinge ja iseloomu. Sellest tuleb ka see nimi hingenumber. Ja elude number annab jälle see, et mis on inimese elude ja millised etapid tuleb tal läbi käia veel elus, et muidugi siin on olemas vaba tahe, aga on olemas ütleme punktist A sünnist kuni siis lahkumiseni, eks ju, on see vahepealne lõik, see on see, et meil on teatud asjad seal vaja ära teha, aga kui pikalt me läheme ühest punktist teise. Tähendab, ütleme vahepealsed punktid, mis oleks meil vaja täita, et kas sa lähed ringi või lähed otse teed, eks ju, et siin tulebki numeroloogia appi, et see tee oleks meil lihtsam, ta annab juhatust, et numeroloogia iseenesest ei ole ennustamine. Numeroloogia abil saab küll ennustada, siin pärast räägime sellest raamatust veidi. Aga just, et kui see numeroloogia on väga paljus abiks, jah, kuidas oma elu sättida ja mis on, ta näitab andeid ja võimalusi, aga ei pane midagi niimoodi kindlalt paika, et inimene peab ise selle alusel siis nagu vaatama, et millise tee haru ta valib, millist teed ta käib. See on nagu võimaluse teha parem valik, eks, kujundada oma elu läbi selle. Just. Aga öeldakse, olen mõne astroloogiga ja numeroloogiga rääkinud, öeldakse, et siuke kuni 27 eluaasta, siis võib olla siuke keerulisem või raskem periood, et peale seda hakkab nagu minema kergemaks või paremaks. Tegelikult on inimese elus on 3 tsüklit. Üks kestab kuni 28. eluaastane, siis teine kuni 56. ja kolmas siis elu lõpuni.
ja need on nagu sellised tsüklid, mis tegelikult on seotud Saturniga, sest Saturn umbes 28 aastaga teebki ringi ümber päikese. Et need tsüklid on, tegelikult on see esimene tsükkel on rohkem selline, kus inimene alles kujuneb ja ütleme, et näiteks on olemas meisternumbrid 11, 22, 33 ja nii edasi, et näiteks esimeses selles tsüklis seda meisternumbrit üldse inimese käest selle täitmist ei nõuta, et inimene on alles välja kujunemas ja teisest tsüklist hakkab juba see, mis on inimeselt nõutud, mida ta peab alustama ja mida ta peab nagu ära tegema. See numeroloogia on väga huvitav, aga ma ei tea, ma lihtsalt huvi pärast küsin, kas tänasel hetkel siin on võimalik näiteks meie sünniaasta pealt ka midagi öelda, et kui me ütleme sulle enda sünniaasta, et midagi sa saad nagu välja tuua sellest? Või sa mõtled nagu isikliku aasta baasil või? Näiteks. Jah, no Evelinil on isiklik aasta number 2 see aasta, et on ka kosmiline aasta, mis nüüd ma lähen jälle veidi niimoodi hüplen oma jutuga, aga et meil on kosmiline aasta number 1, mis on 2026, kui ristsumma võtta, siis saab sealt 1. Ja see on hea kõigiks uuteks algusteks, kõige uue, nagu inimene võib alustada puhtalt lehelt, siis kõige õnnelikumad on need inimesed, kelle sünnikuu ja sünnikuupäev annavad kokku 9. Nendel jookseb see kosmiline aasta ja isiklik aasta jookseb täpselt ühtemoodi ja kogu aeg see on kõige täiuslikum. Sellel aastal siis on kõige õnnelikumad, kellel on 9? Ei, see on kõik aastad, neil jooksevadki niimoodi, sest et selle isikliku aasta jaoks võetakse sünnikuu, sünnikuupäev ja see käesolev aasta, mida vaadelda tahetakse, eks ju, sa võid ka ette vaadata, on ju näiteks aastat 2027 või 8 või niimoodi. Ja kus ma nüüd pooleli jäin? Et see oli siuke rõõmus või hea number, see 9. Jaa. Aga kas on ka mingid sellised võib-olla mitte nii meeldivad või head numbrid? Näiteks päris raske on inimestel, kellel on isiklik aasta number 9, mis on lõpetamiste aasta, et kõik tööd tuleb ära lõpetada ja muidugi 9. aastal on väga hea teha plaane esimeseks aastaks, et siis on neil esimesel aastal on palju tugevam stardienergia. Ja siin teised numbrid ütleme nii, 9. aastal tegelikult võib alustada selliseid asju, mida sa selle aasta jooksul jõuad ka ära lõpetada. Et ta ei lähe teistesse... Ta ei lähe nagu edasi. Ta ei lähe nagu edasi, jah, aga samas on jälle see, et kui sa näiteks vahetad töökohta 9. aastal, abiellud 9. aastal, ega see ei tähenda, et esimesel aastal see on läbi ja 9. aastaga saabki läbi, aga see näitab juba seda, et see asi ei ole jääv. Sellel asjal ei ole pikka tulevikku, et kui sa mingit lühiajalist projekti plaanid, siis sobib ka see 9. Aga pikaajaline on see, mis ei kindlasti mitte. Jah, ma ütlen, et ta ei jää. Ta on see, et ta saab üks hetk otsa, et ta ei ole jääv, et ütleme, et kui sa seal esimesel aastal või 3. aastal või 8. aastal alustad, eks ju, siis need asjad võivad sul kesta kenasti elu lõpuni ja väga hästi. Aga 9. aastaga on jah, et seal ei ole, midagi ei ole jääv. Ja nüüd, kui teie numbritest rääkida, siis sinul on isiklik aasta number 2, mis tähendab sellel aastal töötavad varjatud energiad ja ütleme, et sa ei pruugi aru saada,
millestki, mis toimub sinu ümber, see tuleb alles hilisemate järgmistel aastatel välja. Ei, ta selgub siis, sest need on varjatud energiat, kõik on nagu kateloori all. Ja mida võib olla, näiteks võib esineda selliseid emotsionaalseid purskeid, võib tekkida nagu nii-öelda põhjusetuid nutuhooge, kurbuse hooge, et see on jah, selle poolest on see teine aasta niisugune natuke jah, tundlik jah, ja just tundlikkus on haripunktis. Ja muidugi väga hästi sobib see teine aasta inimestega suhtlemiseks, lävimiseks, diplomaatiaks, kõik niisugust on teine aasta on kasulik. Siis ma olen õigel teel. Ja sinu sünniaeg on 31.08.2000. Sinul on 4. aasta, mis on väga hea aeg, et luua oma elule tugev materiaalne baas. Ja kindlasti tähendab see 4 palju tööd, aga ka takistusi, aga takistused on selleks, et neid ületada. Ei, et siis pead võtma puhkepausi, seisatuma ja mõtlema, seal plaanis on kuskil mingi viga sees, et sa pead nagu selle laskma settida ja võt siis, kui sa saad seda uuesti teha, siis tähendab alustada, et takistusi enam ees ei ole, siis see näitab, et oled õigel teel. Aga ta on jah, töö, raha asjad, ehitus, kõik niisugust asjad käivad 4 alla. Issand, kui põnev. Aitäh sulle, Kai, see on nii vahva kuulda. Aga kui me räägime nagu koha nimedest, võib sinatada sind, et sa mainisid ka, et inimeste nimedel on nagu kõikidel tähtedel on mingi numbrid taga, aga kui me räägime kohtadest, just piirkondadest, nagu näiteks Tallinn, et kas selle põhjal on võimalik ka midagi siis nagu välja lugeda? Ma ei ole sellega nagu eriti tegelenud, kuigi võt näiteks siin raamatus, mul eelmisel aastal ilmunud raamatus, on olemas majade ja korterite numbrid, siis on siin tervisenumber, siis on asjade otsimine, siis on Pythagorase ruut, siis on telefoninumbrid, siis on autonumbrid, kõik, mida nad midagi väljendavad. Aga niimoodi linna nimesid ja niimoodi ma ei ole eraldi kokku võtnud. Et näiteks siin on majanumber ja korterinumber, aga minul üldse majanumbrit ei ole, mul on Vahtra talu, eks ju. Siis ma teisendan need tähed numbriteks ja siis ma saangi oma nii, et mul talu number tuleb 7 ja mul on endal sünnikuupäev on 7, autonumber tuleb mul kokku 7. Nii et päris 7 käivad sul elust läbi. 7 on risti põiki, eks? Nii, et see raamat on praegu veel müükil. Aga kellele see raamat oleks hea, nagu kui sa soovitaksid, et kes võiks seda lugeda? Kes on vähegi numeroloogiast huvitatud, et näiteks inimesed näevad, siin on ka need englinumbrid, see tihti peale näevad autonumbreid näiteks 7, 7, 7, 9, 9, 9, eks ju. Et kõik, mida need kombinatsioonid, need on sellised kombinatsioonid ja kellaajad ka näiteks 11, 11, eks ju. Et mida need põhimõtteliselt inimesele näitavad. Aga kui sa lühidalt, mis see 11, 11 tähendab näiteks? No see on kõrgem inspiratsioon. Sest 11 on üks meisternumbritest ja see on jah, kõrgem inspiratsioon ja aga 7, 7, 7 näiteks? No see on üldse, 7 on väga hea number ja kõige rohkem 7 tähistab täiuslikkust ja tarkust, et see tähendab, et sa saad kuskilt poolt mingit tarkust juurde. Et just. Aga kas autonumbrite puhul on ka, et sa peaks need kokku arvutama või numbrid. Lihtsalt ainult numbrid? No ma ise olen arvutanud endal ka kokku ikkagi need tähed ka, et kui ma raamatut tegin, siis ma panin 2 varianti, et inimesed
võivad vaadata nii ja naa, aga toimetaja arvas, et peab olema üks variant, et noh, siis jäi nii, et kõige tähtsamad on ikkagi need numbrid. Ja. Kas on Kaiga niisugust asja ette tulnud või võib ka niimoodi öelda, et on näiteks mingid numbrid, mida inimesed näevad, et kõigil ei tähenda see ühte seda sama? No näiteks 7 või 5 või 1, et mõnele võib-olla see 1 tähendab hoopis mingit hoiatust kõrgemalt poolt. Ei ole, ikka numbrid on kirjas ja paigas on ju? Numbrid on paigas, jah. Väga põnev. Aga kuidas sinu puhul on, kas sa oskad ka niimoodi vaadata, et näiteks kui sa vaatad, teed kellegile selle kaardi, et kas sul on võimalik vaadata ka näiteks partneri kaarti, et nagu, et kas nad sobivad kokku või mitte inimestele? See on asi, mida mulle üldse ei meeldi teha. Okay. Sellepärast, et tegelikult inimene väga lihtsalt laseb ennast ära programmeerida, aga ütleme kõiki neid asju, mis näitavad, et näiteks noh, seal saad võrrelda ju hingenumbri, noh, kuidas nende suhe on ja on väga palju asju, mille abil saab suhteid vaadata, on astroloogias on lõpmatult võimalusi ja siis on see, et numeroloogia näiteks võib näidata üht, aga astroloogia hoopis midagi muud. Ja tegelikult ikkagi suhetes on kõige tähtsam on see inimesel, see enda intuitsioon, kas see inimene talle sobib. Vaata, mõne inimesega kohtud, oled nagu vana sõber olnud, esimest korda kohtud ja teisega oled aastaid olnud tuttav ja ta ongi ja ta jääbki sulle võõraks, ta ei ole nii-öelda sinu inimene. Et tegelikult me peame ikkagi kõike arvestades loomulikult, kõiki neid praktikaid ja numbreid ja astroloogiat, aga ikkagi peame me jääma sellele oma sisetundele siiraks, sest sealt ikkagi tulevad ka väga paljud vastused. Just, see on väga tähtis. Sest vahel, kui me satume nagu segadusse sellega, et laseme teha endale mingisuguse numeroloogilise informatsiooni ja nagu vaatame endasse ja kohe saame emotsioonidesse, on ju, tahame ette rutata, aga siis me ei läbi ju neid etappe oma elus, mida saatus meile kaasa on andnud, mida tuleb läbida, et sinna teekonnale jõuda, mida siis ütleme näiteks kas või sinu kaart lahti kirjutab. Ja. Et nii paraku on. Aga kui me mõtleme korra, ma lihtsalt tahaks seda tunnet kuulda sinu käest, et kui sa esimest korda tegid endale ise selle kaardi või vaatasid seda või keegi tõlgendas sulle, mis tunne sul oli või mis muutus siis, kui sa selle kaarti üle vaatasid? Jah, ja kes tegi sulle selle esimese kaarti? Ise tegin. Ise tegin endale, jah. Ausalt öeldes ma nii ei mäletagi, et kuna just see numeroloogia, mis ma ka kasutan, on nagu minu puhul väga hästi toimib ja need kirjeldused ja asjad on väga selged ja väga ütleme seal mingi 80% vähemalt on niimoodi, mis läheb täiesti täppi. See on väga suur protsent. Aga näiteks mõne inimese puhul see ei toimi. Sellepärast siit võib-olla ka, ma hakkasingi praegu mõtlema, sa ütlesid, et need inglinumbrid, eks ju, nad võivad veidike siiski erineda. Võib-olla kõige tähtsamad on need numbrid, mis ütleme, sul on endal kas sünnikuupäevas või elutees, eks ju, mis elutee tuleb, et need numbrid on nagu vähekese tähtsamad kui teised, et ma olen leppinud või tähendab väga hea meelega, üks astroloog mulle kunagi ütles, ma ütlesin, et numeroloogia süsteeme on ka nii erinevad, eriti need tähestikusüsteemid ja siiski ka ütleme teised numbrid. Ja ma küsisin, et millest ma siis peaks lähtuma ja tema ütles, et see, mida sina kasutad, siis need inimesed tulevad sinu juurde, kellele see sinu süsteem sobib.
Jah, sinuni jõuavad need inimesed, kes saavad kuidagi sisemiselt aru, et vot see on see, millest sa räägid ja sealt tulevad minu küsimustele vastused. Ja nii äkki on päris paljude nõustamistega ja ütleme see, mis puudutab niisugust vaimset maailma, et me ikkagi tunneme ära oma inimese, kus on meie need saladused, milleni me peame jõudma. Ja sa kinnitad ma korra võib-olla puudutaks seda teemat ka, et on olemas Veda astroloogia, siis on see A-tähega, mis sinu astroloogia tüüp on, mis sa tegeled. Ei, see Avesta, aga sellel ei ole numeroloogia midagi pistmist. Okei, nüüd viime kurssi. Aga lihtsalt ma tahaks nagu paremini aru saada seda, et mis need üldse need erinevad valdkonnad on, et mis üks on Veda, aga neid on veel, on ju. No üks on näiteks lääne numeroloogia, Veda on eks ju idast, et eks neid süsteeme on veelgi, aga ega ma eriti neid erinevaid süsteeme, ega ma eriti ei olegi, ma alati haaran sellest kinni, mis on, kui ma midagi uut teen, siis ma võtan ruttu selle baasil oma tuttavad läbi ja siis ma vaatan, et mulle endale, kas ta klapib ja kas ta klapib neile ja kui ta ei klapi, siis ma selle teema jätan vahele, nii et et sa ise tunnetad ära, kas see on, läheb täppi või pigem ei ole sul? Et erinevate näidete abil ka, sest ma olen nagu pakkunud, et see numeroloogia läheb paika umbes 80%. Et päris 100 ei saa pakkuda sellepärast, et need on siiski sünnihetkel antud numbrid, eks ju. Aga inimene ju ise muutub, ta areneb väga palju. Ja just on need väiksed hargnemised kus teed pidi ta läheb, eks ju, et see kõik mängib väga suurt rolli. Et mõnel inimesel, mul on näiteks sealt ka inimese võimalikud puudused, ma olen alati rõhutanud, et ei maksa neid üks ühele võtta, et võib-olla sa oled selle õppetunni juba läbinud või seda pole sulle olnudki vaja. Et ja vaata, see on ka väga huvitav koht, et on ju olukordi või asju, mida inimesel ei ole vaja läbida. Ja. Et see sõltub kõik, kuidas ta lapsepõlves, kuidas ta on arenenud, kuhu ta jõudnud on, et mõned punktid saab täiesti jätta vahele, nii et selles mõttes ei saa selles mõttes ei saa pakkuda, et see numeroloogia oleks 100% täpne. Kui palju sa ise Kai oma numeroloogiat nagu üldse igapäevaelus jälgid sa pea kõigest seda või on see ikkagi niisugune, nagu sa juba nagu nii peast tead, kuna see on kogu sinu elu olnud? Ja, ikka ma tean seda peast, et pigem muidugi vaatan, kui on mingi tähtsam sündmus, et näiteks siia tulla minu jaoks maalt tulla, see on täielik ettevõtmine ja ikkagi ütleme niisugune tähtsam sündmus, et siis ma jälgin ka kuuasendit ja nüüd mul läks meelest ära, kus see kuu täna oli. Nüüd sa siis tead, et sa vaatasid selle järgi, et sa tuleb meie ma ikka vaatan ja kui on mingid kuupäevad, mis ma saan kuskil ise kokku panna, siis ma ikka vaatan, et kuud ma kasutan päris palju, et vaata, kui me sinuga kohtusime, siis ma tegelesin päris palju astroloogiaga, aga enam mitte nii, aga võib-olla kuu astroloogiaga ja üks raamat ongi mul, see peaks olema ka veel müügil, on kuu ja siin on juttu ka kuu sõlmedest, mis on nii-öelda karmasõlmed ja siis on, mida näitab kuu näiteks inimese sünnikaardis, astroloogilises sünnikaardis, siis näitab inimese alateadvust ja alateadlikku käitumist. Ja see on ainuke osa astroloogiast, mida ma oma numeroloogia töös kasutan, et selle ma olen sinna pannud, sest ma pean seda väga tähtsaks. Ja siin raamatus on see olemas ja siis on veel igapäevaelu, eks ju, mis on siis kuufaasid või kuumärkides
kuna juukseid näiteks lõigata, kuna maja osta, kuna müüa, eks? Jaa, kõik need asjad on Väga ka tähtis siin raamatus kirjas, jah. Ja siis on veel üks numeroloogia raamat, aga seda kahjuks müügil enam ei ole. See mul ilmus vist 2016. Leia oma õnnevalem. Jah, Leia oma õnnevalem, aga seda kahjuks enam müügil ei ole, aga kui võib-olla keegi müüb kuskil. Ja kuskil või kasutatud raamatutes võib olla ja muidugi võib saada ka PDF-versiooni minu käest, nii et... Väga huvitav. Ma tahtsin korra küsida selle kuu osas just, et väga paljud naised ju elavad neid kuutsükleid läbi ja mingitel eluhetkedel, mingitel päevadel, kindlatel päevadel, nad justkui, see on minu kogemus, mida ma olen kuulnud, nad justkui lähevad natuke pööraseks või nad ei tule enda tunnetega toime ja lähevadki kodus võib-olla hästi närviliseks. Et kuidas sina tajud seda läbi justkui numeroloogia, astroloogia, kas ongi nii, et ongi mingid päevad või kuu lõikes, et inimene võibki nagu olla natukene võib-olla enese keskmest väljas? No ütleme, et kindlasti, mis võib närviliseks teha, on kui kuu liigub neitsis. Okay. Et see võib inimest närvilisemaks muuta, sellepärast, et inimene kipub siis uppuma pisiasjadesse ja siis ajab närvi see, et ei saa kuidagi otsustada, et mis see nüüd siis, kas nii või naa, eks ju. Et see võib olla kuu jääras, võib olla ka natukene muuta närviliseks, sellepärast, et sa tahad kõike uut, sa tahad alustada, sa tahad teha, sa tahad ja jällegi kokku võttes, eks ju, et võib-olla plaanid liiga palju ja jälle see võib teha närviliseks. Kas Kai kuu oma olemuselt võib öelda niimoodi, muidugi kõik planeedid on oma mõjuga ja energiate ja erinevate asetsustega mingisuguse informatsiooniga meie kõigi jaoks, eks, aga kas kuu on nendest kõigist üks kõige nagu niisugusem jõulisem oma olemuselt, mis mõjutab meid. Ta on meile kõige lähemal. Ta on meile kõige lähemal. Ta on kõige lähemal ja ta on ikka väga salapärane tüüp. Ja, aga päris kindlasti ja ta mõjutab naisi kõvasti rohkem kui mehi. Mehed jah, kuidagi harva kuuled, et öeldakse, et oi, et näed täiskuu, et on küll neid mehi, kes ütlevad, et näed, et kuidagi ei tea. Närviliseks teeb ja kõik ja ei maga öösiti, on ju, aga naiste puhul on seda mure kohta pigem jah rohkem. Ma võin oma kogemuselt natuke lihtsalt jagada. Mul oli hästi huvitav see, et kuusse just täiskuu ajal hästi tugevad peavalud. Ja läheb mööda, on kõik korras jälle. Sa oskad ka öelda, kas seda mõjutab temas ka? Peavalud võivad veel tekkida, kui kuu on jääras, sest jäär valitseb inimese pead. Pea ja silmad ja kogu pea välja arvatud alumine lõualuu kuulub sonnile. Et muidu on kõik kõrvad ja pea ja siis on, kui kuu liigub jääras, siis on tihti peale inimestel on migreeni oht, et kellel on tihti peavalusid, siis tavaliselt kuu jääras võib see just peavalu tekkida. Okay. Aga täiskuu kohta, peavalu kohta ma ei oska, jään vastuse võlgu. Okay. Aga mis sa, Kai, arvad, kas on miski niisugune võimalus kuidagi astroloogiliselt kodus ruumis ajas teha muuta, et seda nagu leevendada, ütleme näiteks peavalusid või stressi või on numeroloogias ka mingeid asju, millega annab vaadelda, et kas koju midagi muretseda, millega vähendada sellist pingestatust kodus või kivide näol näiteks, et suunata sinna? Ja päris kindlasti on end ümbritseda, neid õnnekivisid on erinevad süsteemid, astroloogia annavad erinevaid kive, aga kõige täpsem on see, et kui sa lähed sinna voodi, kus kive müüakse, see kivi, kes on sinu oma, see kivi kõnetab sind. Sa tunned, su pilk on kohe seal peal. Selle võtta, et see võib isegi astroloogilises olla sulle, et see kivi ei sobi sulle, aga tegelikult sa tunned ja see kivi on õige ja see kivi just sobib sulle. Ja maandab sind ja tood endale koju. Ja kindlasti viirukid, küünlatuli
mul absoluutselt iga päev põlevad küünlad, ainult paar Avesta päeva on. Mis päevad need on, mis ei tohiks siis põletada? On teine päikesepäev ja selles Avestas jah, rohkem ei olegi, et teine päikesepäev on see, kui tuli puhkab, et kolmas päikesepäev on just loomingupäev ja tuli on kõige loomingu alus ja siis jälle peab kindlasti küünalt põletama. Ja kuutsükli päevadel on 8. ja 27. kuutsükli päev, kui ei ole hea teha, ei tehta tuld. Et võib mõjutada nagu vastupidiselt. Aga näiteks ma pean ikka tuld tegema, kui mul on külm, siis ma pean kütma ja ma teen pliidi alla tule, eks ju, nii et kahjuks ei tule see välja ja kuidas sa talvel siis päev otsa ei teegi, tuld ei saa niimoodi. Siis läheb päris külmaks. See on jah, aga nendel päevadel, kui mul on õigesti meeles, siis ma küünalt ei põleta, aga kui meelest läinud, siis mõnikord avastasin, täna ei oleks tohtinud küünalt panna ja siis mõtlesin, aga ta teeb mu hingele pai, et kuidas ma ei või siis nüüd võtan ja kustutan, et kui ma juba panin põlema, enam ei kustuta ära ka, nii et las põleb lõpuni. See on hästi huvitav, on nagu erinevad elemendid, tuli, maa, õhk, vesi. Küünlatuld, kaminatuld, sa võid väga mõnusalt ja nautivalt vaadata. Värske õhk, sa lähed hingad seda sisse, see on ülim nauding inimesele. Vesi, puhas vesi juua on üks asi, mis on minu meelest üli nauditav. Teine asi on see, et sa käid duši all, sul on värske vesi, jälle nagu ja samamoodi käid palju jalaga muru peal, oma kodumuru peal. See on kõige nauditavam asi üldse. Et just kui need sellised tugevad elemendid, aga just kui inimestele antud ka hästi sellised nauditavad asjad, mis siin sain nagu selles elus saad kogeda. Lihtsalt tahtsin siia öelda. Jaa. Need on jah, ja need stihjad, kõik 4 stihjad, nad on hästi võimsad. Nii et ja muidugi on nad inimesele head, ma räägin just, et eks ju, et kuidas sa nagu tunned ja näiteks vaadata ju voolevat vett või vaadata purskkaevu või võidki vaatama jääda. Lõkketuld samamoodi küünlatuld, eks ju. Et ja need võt 6. kuutsükli päeval on väga hea teha õues hingamisharjutusi, sellepärast, et siis on nagu inimene saab kosmoses seda praanat endale hingata sisse. Kõrgemat vibratsiooni energiat. Aga mis asi see praana on? No praana ongi, ütleme, niisugune kõrgem kosmiline energia, mis on väga tugev, ta on inimese elujõuga on ka seotud, et seda, kui sa seda praanat just sel päeval saab seda sisse hingata, nii et ja hingatakse nii, et nina taeva poole ja siis nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Neid harjutusi võib ka iga päev teha. Mõned minutid ja see aitab energeetikat kõige korrastada, eks ole. Eriti veel, kui sa ei ole linnas, oled kuskil maakohas, kus on puhtam õhk, et seda linnasaastet niimoodi sügavalt nina taeva poole ei ole. Võib olla sellest rohkem kahju kui kasu. Ja see on nii. Tegelikult mina tahaks, Kai, et sa räägiks oma tööst lähemalt. Et inimesed, kes täna kuulevad meie saadet ja tahaksid sinu käest tellida omale kaarti, et räägi täpsemalt sellest kõigest, kuidas sa oma kaardi teed, lood, millistele küsimustele sa inimestele saad vastuseid anda. Räägi sellest üldisest pildist. Üldine pilt on, et kõigepealt esimesena tuleb hingenumber ehk sünnikuupäev. Sellel on väga pikk kirjeldus ja seal on
siis ka võimalikud puudused, tähendab, on need ka need head iseloomuomadused ja kõik siis on võimalikud puudused ja isiklikud suhted. Ja siis järgmisena on minu töös on elutee number, mis annab siis ka tervisenumbri, et see elude number pikalt-laialt lahti seletatud ja tervisenumber, siis tuleb nimenumber. Nimi annab väga palju erinevaid tahke, nii et see nimenumbri osa on päris pikk ja alati on kõige tähtsam on sünninimi. Et pärast hiljem, kui inimene on vahetanud nime, siis ütleme, see hakkab talle andma mingeid lisaomadusi, aga see on alles aastate pärast, millal ta nagu mõjuma hakkab, aga sünninime see mõju ei kao mitte kuhugi. See jääb alati. Isegi siis, kui me võtame uue nime. Ja. Nii et sellest pole vahet ja siis on väljakutsed, takistused, mis on inimese elus võivad olla, nad ei ole võib-olla nii palju takistused, aga nad on ka niisugused elu pidepunktid, et kuidas ja mis ja siis tulevad tsüklid, me rääkisime nendest 3 suurest tsüklist ja peale tsüklite on ka saavutuste kõrgpunktid ehk apogeed ja neid on 4. Nende arvutamine on natuke keerulist. Ega seal midagi keerulist ei ole, aga need on inimestel on erineva pikkusega. On need apogeed, et siis 1., 2., 3. ja 4. on siis läheb elu lõpuni. Ja siis on isiklikud aastad, seal töödes ma panen 3 isiklikku aastat, siis praegu hetkel näiteks 2026, 27 ja 28, 3 aastat. Siis on päris lõpus veel ja nende aastate juures on ka isiklikud kuud ja siis kõige lõpus on veel isiklike päevade, mida mingil päeval nagu oleks kasulik teha. Väga põnev. Nii et see on jah, niisugune terve töö. Sinu käest selline põnev teema kokku tellida endale annab väga hea ülevaate inimese olemusest ja tema hinge ülesandest. Just, et vahel on täitsa palju, on tegelikult mu praktikas olnud niisugune asi, et tänu numeroloogiale on inimesed leidnud oma töö. Et näiteks üks inimene, kes ei olnud üldse eriti niisuguste vaimsete huvidega inimene ja näiteks tema leidis oma elus reflektoroogia, et täiesti tänu sellele, et tal oli suundumus, ütleme sellist, et teisi inimesi tervislikult aidata ja siis leidis ta enda jaoks selle reflektoroogia. Tänu sinule? Sinu suuna näitamisele, et kuule, see on sinu numbrites nimes kõiges sees on ju. Aga kas nende numbrite maailmas on nagu see pool ka, et kas nendesse võib nagu liiga ära uppuda, et hakkad nagu igat asja vaatama numbrite järgi? Seda ei tasu teha, sellepärast, et siis satud rägastikku, et rohkem on ikka see üldine jätta, et päris niimoodi igat päeva ei tasu näpuga järge ajada, et muidugi nende päevadest, et on veel üks asi, millega ma tegelen, on Avesta. Sellega ma tegelen, ütleme natuke enne, ütleme 98. aastal ma puutusin kokku Päevalehes ilmusid siuksed väiksed nupud ja küll ma ajasin jälgi, mis asi see on, mida seal kirjeldatakse ja siis oligi kuidagi elu viis mind kokku, täpselt samamoodi sain Avesta raamatut Venemaalt ja see mind väga köitis ja nüüd ma olen
seda vestekalendrit teinud, ilmub kord aastas see ikoonikalender, kus on siis, et noh, kas sa võid koristada või ei või koristada, eks ju. Või juukseid lõigata. Jah, kõik need asjad on seal kirjas ja seda materjali ma väga usaldan. Ja siis iganädalaselt ma teen seda ajakirjale Naisteleht. Tähendab, ma hakkasin tegema 2009. aastal, siis oli veel ajakiri Naised, aga hiljem nad kuskil 2014 või 2013 nad läksid kokku ja siis jäi ainult Naisteleht, et kaks ajakirja läksid kokku. Ma olen väga pikalt teinud ja päris raske on seda teha selles mõttes, et seda informatsiooni ei ole ju lõputult ja sul tegelikult iga kuu korduvad. Ma vahepeal arvutasin kokku, kui palju kordusi ma olen teinud, no see on ikka täitsa tohutu, eks ole, 30 kordust tuleb või tähendab 12 kordust tuleb aastas, on ju. Nii et 12 ja kui me nüüd 16 aasta peale selle, ütleme 15, ma ei viitsi arvutada. Numeroloog küll, aga öösõnaga väga palju olen teinud neid kordusi ja täpselt samamoodi seal on see osa Naised ja kuu, kus on siis tervisest läbi siis kuu faasid ja kuu tähtkujudes siis mida siis see tervisele annab või mida võiks vältida või et seda ma olen teinud jah, et see juhendab nagu tähelepanu pöörama ja praegu on ju kuum aeg, kartulid, seemned mulda. Ja see on ka sul kõik tehtud teema. Esimesel on väga hea, kella 5-ni võib panna, siis on juureaeg. See on 1. mai. 1. mai, jah. No mina kavatsen panna nendesse kartulikottidesse enda kartulid, ma ei viitsi enam kartulimaad kaevata, noh, mul niikuinii kurgijärgne peenar ja lihtsalt jõud ei käi üle, sa ei tohi seda aiatööd nii palju teha, et ta muutub sul orjuseks. Siis ta ei kanna ka vilja. Jaa, täpselt ja noh, mul on suur kasvuhoone ja aitab mulle küll sellest, nii et aga 1. mail on jah väga hea, tegelikult võib panna ka, muidu võiks panna neljapäeval, see on siis 30. aprill, eks ju, aga neljapäeviti jäetakse maa rahule, neljapäev on Jupiteri päev ja siis maad ei kaevata ja praegu on üldse järjest need ristipäevad. Räägi neist lähemalt. Iga neljapäev. Need on lihtsalt, need on tuuleristipäev, linnuristipäev, leheristipäev ja suurristipäev. See on eestlaste, ma ei tea, kas ta on ka laiem traditsioon. Ja noh, kõige tähtsam on nendel päevil see, et loodus jäetakse rahule, et sa ei kaeva maad, et sa ei lõika uksi, et sa annad loodusele oma olemise aja. Täiesti jätad looduse sel päeval rahule. Ja need on nüüd jah, täna oligi või tähendab ülehomme ongi esimene vist oli tuuleristipäev. Ja siis on 4 neljapäeva järjest. Aga nüüd meie saade kindlasti läheb hiljem ülesse, aga kui ütleme, jääb sinna mai keskpaika, et kas sa umbes täpselt peast ka tead, et kuna seal mais näiteks tomatid või hernest panna või porgandit panna, et on mingid soodsamad ajad, et ma usun, ma sulle peast küll ei ütle. Ma ise kasutan seda Thuunide külvikalendrit, see on väga hea kalender ja seal on kõik, et noh, millal on juur ja millal leht ja millal on õis ja millal on vili, et ma olen aastaid selle järgi kõik oma taimed külvanud ja ümber istutanud ja tõesti toimib. See toimib jah väga hästi. Sa oled väga väekas ja tark naine, Kai.
ja see nii looduslähedane kõigele sellega, 10 asjaga korraga on ju, raamatuid kirjutad oma koduste toimetustega, et ei, see on väga põnev ja see numeroloogiline maailm ja see astroloogia, kõik see segi läbi, see on nii põnev maailm ja tegelikult täna vist üha enam inimesed huvituvad veel sügavamalt, et enda seda elu sest mõtet ajad on keerulised ajad on keerulised, just. Ja siis inimene nagu tahaks niisugust pidepunkti. Et kuna see halb nüüd lõpeb, et kas ma nüüd hakkan sealt juba välja minema, on niimoodi inimesed kirjutavad ka sulle, et kuuled, et vaata nüüd, et kuna see case mul nüüd lõpeb, kuna läheb elu rahulikumaks. Et... Ei, rohkem võib-olla selliseid asju, et millal midagi osta või millal rohkem selle kuubaasilt, et võib-olla inimesed rohkem ja muidugi numeroloogia isiklikke aastaid ikkagi ju tuleb ka arvestada, eks ju, et mis on mingil aastal soositud ja mis ei ole. Et tegelikult kokku saab päris sellise päris informatiivse materjali sealt, kuidas oma elus paremini toimida. Aga korra nende numbritest tuleks veel tagasi, mis selle aasta numbrid ütlevad? No see on esimene aasta, eks ju, kosmiline aasta number 1 ja see tähendabki seda, et kõik on uued algused, kõike võid alustada, teistele eriti loota ei maksa, tuleb ise enda eest seista ja ise alustada, et näiteks teisel aastal, siis võib teistel inimestele nagu panustada, eks ju, et kes sind aitaks, aga esimesel aastal on kõik üksi ja ise teed ja ise lähed ja ise oled ja... Kas sa, Kai, meie Eestimaa plaani, ütleme, numeroloogiliselt oled ka vaatanud, et kas me oleme nagu liikumas oma kriisidest välja, oled sa sellist pilti ka vaatanud, et kas me liigume paremuse suunas, leiame me rahu ja rahvas sealt kõrgemalt Toompealt jõuab inimesteni ja inimesed leiavad rahu, et ma nagu rohkem tegelen üksikisikutega, et ma ei ole ja näiteks astroloogias on küll on niisugune asi nagu mundaan astroloogia aga ma ei ole seda osanud ja näiteks mille kohta ka Mang räägib või teised astroloogid, eks ju, et millega nad võtavad näiteks Eesti üldiselt, eks ju, ja mis sa siis võtad tema alguseks, kas siis... Seal on ju mitu aega minu arust, millest pidevalt räägitakse. Ongi, kas sa võtad 1924, eks ju, või 1918 või võtame siis 2010 või millal see laulev revolutsioon oli? Kõik on... 1988. Jah, 88, et kui see iseseisvus, eks ju, et kas ta ja 91 ja just need on need aastad. Nii, et mille järgi sa nagu seda tegelikult võtad, et see on mul jäänud ka nagu niimoodi selgusetuks, et mis see kõige õigem oleks, on ju. Nii et selles mõttes sinu poolt nagu sellele küsimusele me vastust täna ei saaks, sest see pole sinu teemavaldkond. Ei ole, jah. See on ka ülioluline, et teada, millest sa räägid, et sa ei räägi kõigest kõike. Ei räägi, jah. Et kui mõni tuleb, et tal on kohe säru sees, et mis nüüd siin kurat saama hakkab, on ju, siis Kai käest sellele vastust ei saa, eks. Et selleks peaks siis kellegi teise poole pöörduma. Tead, ma korraks tahtsin, minu jaoks hästi oluline teema. Kui minul peaks sündima nüüd poeg ja tütar, ja mul tuleb samamoodi see nimede valimise aeg. Kas on mingi kindel täht, mis võiks olla poisslapsel nimes või tüdruklapsel nimes või jah, et kas on mingi kindlad tähed, mis võiks kasutada? No võib-olla poisslapse suhtes võib-olla võiks olla R-täht sees, sest R-täht tähistab energiat. Et siis ta on võib-olla rohkem energilisem, aga lapse nime tegelikult, kui emal sootab last, siis tavaliselt, kui vanemad on niisugused avatud inimesed, siis laps teatab oma nime vanematele või ühele vanemale.
Okay. Et siin ei maksa vägivaldselt, ma olen, inimesed on palunud, et hästi palju nimevariante, et ma siis arvutaks välja, et missugune see õige on jah, ja ükskord üks andis, kõik olid igasugused Inglise kuningannade nimed ja hästi Eesti talupärane perekonnanimi oli. Et vanemad alati ei saa aru, et ega temast ei tule kuninganna Elisabethi, kui sa paned lapsele Elisabeth nimeks. Samas see Elisabeth võib olla, ütleme, väga hea nimi, aga sa ei tohi nagu panustada selle peale, et temast tuleks kuninganna, eks ju. Et tavaliselt ja teine võimalus, kui laps ei ole lapseoote ajal teatanud oma nime soovist, siis öeldakse, et siis kui sa beebi juba koju tood ja kui ta ikka natuke on sul kodus olnud, et siis kutsuda teda nende erinevate nimedega, mida siis oled nagu plaaninud, eks ju. Mille peale ta siis reageerib, eks? Oma õige nime peale laps reageerib. Väga huvitav. Jah, kuidagi viisid ta veel, ta on alles veel nii väike, et ega ta eriti ei naerata, aga ta kuidagi reageerib, et sa näed, et see on reaktsioon sellele, et see on talle see õige nimi. Aga kas on mingid sellised nimed, mida võiks vältida või mingid tähed, mida ei tohiks panna tegelikult lapse Jumalate nimesid ma ei paneks. Okay. Et need on, jumalusi on ju maailmas väga palju, eks ju. Jumalusi ja jumalaid ja tegelikult jah, ma väldiks nende nimesid, sellepärast, et need on väga tugeva egregoriga nimed ja see võib tegelikult lõppeda selles mõttes väga halvasti, et sellelt lapselt vastavalt sellele nimele on väga palju nõutud, aga ta pole üldse sündinud, et seda programmi, eks ju, täita. Ja vaata, siit tuleb ka vahel tuleb see, et inimene tunneb, et tal ei ole õige nimi ja siis tahetakse ära vahetada eesnime. Okay. Aga kas see aitab, kui me seda hilisemas vanuses teeme, kui me tunneme? Ei, ta ikkagi hakkab andma lisaomadusi ja vaata nimega, eesnimega on ju see, et kui sind kõnetatakse, kui sind teised räägivad, su nime kasutatakse väga palju eesnime, keegi ei ütle ju ees- ja perekonnanimi, eks ju, välja arvatud ametnikud, eks ju. Yeah. Nii et see eesnime muutus, see eesnimi muutub väga aktiivseks, sellepärast, et just, et seda kasutatakse, väga palju juba teiste inimeste poolt, et iga kord jah, see aktiveerib jah, väga tugevalt seda eesnime, et mul on nendes töödes on ka, eesnimi on eraldi välja toodud, eesnime number ja see on väga oluline teadmine. Sa mainisid sõna egregor. Kui mõni kuulaja täna ei saa aru, mis see tähendab, siis kuidas sa selgitaksid talle? Ega mina ka päris täpselt ei saa aru. Aga see on rohkem niisugune nagu kollektiivne alateadvus ja selline energia kogum, et ma olen küll otsinud välja seda, tal on, ütleme, selline energeetiline mõju ja ma olen küll vaadanud seda, mis ta täpne tähendus on, aga mul on see meelest läinud, nii et aga ma tean, et võt nimel on egregor, eks ju, et kindlasti, eks egregor on põhimõtteliselt on ka kõikidel nimedel, aga ma ei ole seda lihtsalt selles valguses ei ole vaadanud, sest neid tahtke on väga palju erinevaid. Aga kui korra, võib-olla sa ennist mainisid, aga kui keegi tunneb praegu, kuulab sind ja tunneb, et tahaks sinu konsultatsiooni või mingit nõu sinu käest küsida, kas siis kodu poole pealt või nime valiku poole pealt, kus ta sinu kaudu infot saab?
Minu kohta saab infot www.numeroloogia.ee. Et seal on olemas? Seal on olemas tellimine, kontakt ja kõik mu see meiliaadress on seal ja saab tellida töö. Okei. Meil on üks selline küsimus, mida me ikka aeg-ajalt inimeste käest küsime. Mis on sinu jaoks hingetee? Ja siin ei ole õiget või valet. Mis on lihtsalt sinu jaoks hingetee? Hingetee on see, mis viib su tulevikku ja mis on ütleme, et hing tunneb ennast hingeteel käies täiesti rahuliku ja lõdvestununa ja kogeb aina valgust ja valgust ja valgust sellel teel. Minu jaoks on selline. Väga ilus, väga ilus. Kai, kallis, aitäh sulle, et sa tulid, andsid tükikese oma ajast meile. Ja tore, et te kutsusite ja suur aitäh sulle, sest me väga väärtustame inimeste aega ja see, et sa leidsid aja, et sa tuled siia meie juurde, see ei ole ainult see tund või poolteist, see on see ka, et sa tuled siia, sa valmistad ennast ette, et suur aitäh sulle, et sa tulid ja jagasid ka Eesti rahvaga seda kõike, mida sa aastate jooksul õppinud ja kogenud oma töös. Ja nüüd ma lähen koju ja siis ma mõtlen, miks ma sellest ei rääkinud, Aga me jõuame veel rääkida. Räägime kõigest. Sa võid julgelt meie saatesse veel tulla ja vaatame, äkki aasta lõpupoole saame teha mingi saate. Ja, vaatame. Aitäh sulle, Kai. Suur aitäh sulle, Kai. Tänan teid ka.